1944. aastal, kui Punaarmee taas Eestisse tungis ja üks agressor oli asendumas teisega, tegid Eesti rahvuslikud jõud katse Eesti Vabariik taastada. Toompeale Pika Hermanni torni heisati Eesti lipp ja moodustati valitsus. Pea olematu relvastusega asuti iseseisvuse kaitsele. Selle üürikese iseseisvushetke lõpetas Punaarmee sissemarss Tallinnasse. Eesti langes pooleks sajandiks Nõukogude võimu alla. Mälestus vabast Eestist hõõgus edasi isegi kommunistliku hirmuvalitsuse ja vale keskkonnas. Vastupanu osutasid metsavennad, seejärel vabadusvõitlejad, kes vanglat trotsides astusid välja inimõiguste ja kodaniku väärikuse eest. Ja punarežiimi valele, nagu oleks Eesti vabatahtlikult ühinenud Nõukogude Liiduga, osutasid aastaid päev-päevalt väikestes detailides vastupanu tuhanded ja tuhanded eestlased. 1944. aasta iseseisvuskatset meenutatakse 22. septembril vastupanuvõitluse päevana, mil peetakse meeles kõiki, kes jäid Eesti Vabariigile truuks ka kõige raskematel aegadel ja olid vabaduse nimel valmis ohvriteks ning kannatusteks.